Mul on täpselt siuke tunne, nagu ma hakkaksin tegema, mis täna saadet praegu. Tere, mina olen siis Lauri. Tere, ma olen Kettel. Me oleme Pruut ja Peika ja me moodustame leibkonna. Ja nagu kõik moodsad, vähemalt korras Kalamajas elanud Eestimaa noored, tahame ka meie olla väga ökosmökod ja loodussäästlikud ja mõelda, kuidas me tarbime, mida me tarbime. Aga siis ongi olnud nagu küsimus, et mis see siis järgmine asi on, et kuidas me veel saaksime loodusele pai teha? Läks asja vahepeal pole midagi. Ja ühesõnaga meie poole siis pöörduti ja küsiti, et kas me oleksime huvitatud osa võtma Rimi Tarbime targalt kampaaniast, mis kestab siis kuu aega. Ja me peame siis selle käigus võimalikult vähe toitu ära viskama ja õppima, kuidas toitu säilitada. Tarbime targalt grupp Facebookis, selles käib siis jutt praegu. Just, ja me ise natukene surfasime internetis, et mida me võiksime kasutada ära. Ja tegelikult hästi huvitav oli minu arust see, et tuli välja asju, mida me tegelikult teeme. Meil on olnud nüüd selle teemaga tutvumiseks nädal aega. Ja me oleme saanud kenasti vaadata, mis asju me minema viskame, mis asjad meil tavaliselt nagu raisku lähevad. Ja üks asi, mis kindlasti on erinevad salatilehed. Sibul suuresti kindlasti sellepärast, et nad on kuidagi nii suured viimasel ajal. See avokaado, no selles võin mina teid süüdistada ainult ise ennast, sest mina olen siin majas ainuke, kes avokaadot sööb. Ja. Võttu korraks. On mingisugune. Üks nipp, mis me internetis tähele panin. Mis on ära? Ja räägi. Üks nipp, kusjuures, mida ma internetis mitmes kohas leidsin ja täheldasin, et tegelikult ka seda meie teeme vägagi alateadlikult on see, et me käime väga tihti poes. Siis sa lähed nagu poodi ikka sellepärast, et sa lähed millegi järgi, millegi konkreetse järgi, sul midagi otsas, lähed seda ostma. Ja üks hea trikk, mis on veel poega seotud, on siis see, et enne kui sa poodi lähed, tee oma külmkapist ja kuivaineriiulitest ja asjadest pildid ja siis sul poes ei teki seda, et kas mul on sibulat kodus või? Palju mul jahu on, ei tea, kas jagu, ma võtan, Me tulime poodi ja me tahame süüa, sest meil on kõhud tühjad ja me otsustasime, et me teeme veganvorsti kastet, kartulitambi ja kaalikaga. Kaalikatambiga seast meil on kodus kaalikat ja meil on kodus veganvorst ja viinerit. Sibulat ja kartulit mõlemad. Nii, mis on sinu nipp sibula valimisel? Suurus ja et ta ei oleks lödi. Et ei oleks lödi või? Sa oled minutist ära õppinud selle, et see juurikas peab olema kõva on ja. Ja, see on hea. Kartulit mina ei oska valida, kartulit valib alati Lauri. Nii, mitu meil vaja on? 3 keskmist. Koort, taimset koort. Ja kas ei ole mitte ka see, et see taimne koor vist nagu kehtib kauem, on parem kauem kui tavaline või? Mulle tundub küll selles suhtes, et vähemalt nagu taimsete piimadega on niimoodi, et kestavad kohe kindlasti kauem. Vaata tuusid hakkis? Jah, see on üks viga, mis minul on kusjuures ja millest meil tekib natukene jääke, toidujääke. On see, et ma poes ma näen, et midagi uut ja lahedat on ja siis ma ostan selle ja ma kodus maitsen ja mul ei maitse. Nii et ma pean selle paraku minema viskama. Me oleme ringiga mingi 3. korda juba tagasi siin puuvilja sektsioonis, sellepärast et Kettel unustas ära, et meil on ka vaja värsket salatit. Ehk siis poe nimekiri oleks vist mõistlik on ja? Jaa. Kettel tahtis väiksema saada poemüüjaks ja nüüd ta saabki seda ametit siin vaikselt pidada, iga kord, kui ta poes käib. No ma olen. Papa kassa! Papa kassa! Come on! Tegi! Nagu te näete, siis meie peres on asjad hästi lihtsalt selle söömisega, et Kettel võtab täpselt nii palju ära, kui ta tahab ja siis ma söön ülejäänu. Kokkuvõttes on alati kõik söödud. Minges kindlasti Facebooki, vaadake Tarbime targalt gruppi ja liituge sellega ja võtke osa. Muudame maailma paremaks kohaks, kus elada. Head isu välja, hakkame sööma. Põmm!